Sel nädalal toimub Hantu-Matsiiskis Euroopa Liidu ja Venemaa järjekordne tippkohtumine, millele järgneb samas soome-ugri rahvaste 5. maailmakongress. Soome-ugrilaste hulka kuuluvad ka selle piirkonna põliselanikud, handid ja mansid, põhjapõdra kasvatajad, kes sellele Siberi soode ja tundrate keskel asuvale paigale nime on andnud. Sellele maailmakongressile läheb ka Euroopa Parlamendi 5-liikmeline delegatsioon esimest korda. Kuuluvad ju ungarlased, soomlased ja eestlased, samuti soome-ugri rahvaste hulka, kelle algkodu on Siberis. Ma loodan, et meil õnnestub sellega tähelepanu tõmmata väikerahvastele, kelle keel on hävimisohus ja kelle tuhandete aastate vanust kultuuri on asendamas esindusüritused. Euroopa Liit peab oma väärtustele truuks jääma ja neid kaitsma. Mitte laskma end pimestada piirkonnas, kust pärineb suurem osa Vene energiaressursist. Sealsed naftajõed on viinud vastuollu põliselanike traditsioonilise eluviisi ja inimkonna järjest suureneva vajaduse nafta järele.